tere! Tänases videos vaatame oma selja ja lülisamba asendit selili, kõhuli, külili ja seda selleks, et sa saaksid pilatese treeninguid kvaliteetsemalt teha. Aga hakkamegi kohe pihta. Kui on vaja, siis säti endale pea alla padi, et sul lõug ei oleks liiga üleval, vaid kui sa paned padja pea alla, siis sa saad lõua ilusti hoida natukene rohkem rinna poole. Aga kui tunned, et patti vaja ei ole, siis jätagi nii. Jalad jäävad rusika suuruse vahega. Sa võid alati proovida, kas on rusika suurune vahe. Ja seda sa saad kergesti niimoodi ka, et sa paned jalad täiesti kokku. Tõstad varbad lahku ja kannad jälgi. Siis sul ongi ilusti jalad rusika suuruse vahega ja jalad peaksid olema siis joondus. Kõigepealt tunnete ära oma lülisammas, ehk siis lülisammas meie sees läheb ilusti nagu ilus lillevars ja vaagen on sinu lillepott, mis on praegu kummuli ja pea on siis lilleõis. Ja käed on need lehed, mis natukene allapoole kukuvad. Ja nüüd mõtlegi selle peale, et see lülisammas peab ju olema oma nõgususte ja kumerustega ja alaselja alla tavaliselt jääb väikene vahe. Roidekorvi osa on seal ilusti mati peal, kael on jälle matist lahti ja neutraalasendis ongi selleks siis, kui sul puusanukid ja häbemeluu, ehk kui sa paned näiteks käed siia peale, siis sõrmed tunnevad häbemeluud ja pihukannad, ehk siis need osad, tunnevad puusanukki. Ja nüüd, kui need on paralleelselt maaga, siis on su vaagen paralleelselt. Ja nüüd, kui sa keerad vaagna niimoodi, et saba tuleb natukene üles ja alaselg läheb täitsa maha, siis sa pööradki enda poole selle vaagna ja siis natuke teistpidi. Ehk kui sa nüüd siit hakkad vaagna pöörama, siis sa teed põhilõuna harjutust. Ehk siis põhi tõmbad kõhuga natukene selga vastu matti ja lõuna, selg tuleb matist lahti. Põhi ja lõuna, aga sa ei tõsta siit üles, vaid sa jääd ikkagi kontakti kogu aeg matiga. Ja see pingutus tavaliselt võta 100% 70 peale. Et siis sa jõuad õigesse kohta ja muidugi see käib kõik ilusti hingamisega koos. Hingad välja ja hingad sisse ja välja. Tubli. Ja kui nüüd ongi vaagen keeratud mati sisse, nii et alaselja all vahet ei ole, siis me nimetame seda ka prinditud seljaks. Ehk siis kogu lülisammas on maas. Ja neutraalne selg on siis, kui siis nõgusused, kumerused on kõik ilusti alles. Nii. See oli siis lülisamba kohta ja nüüd toogi kannad natukene enda lähedale ja vaatame, kus me seda ilusti kasutame. Suur varvas kindlasti maha, tallad kindlalt maha ja nüüd alustadki vaagna pöördega, nii et saba tuleb natuke üles ja me lähme õlasilda. Ehk siis hakkad minema tuhareid pingutades, lükates puusa endast eemale kogu aeg just nagu üle põlve. Käed tugevasti toetavad sind ja nüüd jälgi seda, et sinu roidekorv ei tule lae poole, vaid roidekorv, puusanukid vaatavad üksteise poole, nii et su kõht on tugev ja selg on tugev, nii et puusanukid, roidekorv ehk mõlemad pooled, siit see vahe on ühepikkune. Ja hakkad minema alla siit rinnaesine kõigepealt, siis tuleb roidekorvi osa, selja keskmine osa, alaselg ja lõpuks saba. Ja samamoodi taas ja sõidad üles, surud kogu aeg oma keha jalgade suunas, mitte sa ei vaju siia pea poole õlgade suunas, vaid tõmbad ennast sinna suunas, vajutad käed ka pikaks. Ja tõmbad lüli haaval alla. Sama veel sõidad üles istmikere lihased ja tuled tagasi. Nii, väga hea. Ja see sama asend
on ka kõhuli. Pöörame nüüd kõhuli ära. Otsaesine säti kindlasti ilusti mati peale, jälle võid endale pea alla, otsaesise alla võtta padja. Ja nüüd lülisammas võiks jääda täpselt samamoodi, nagu ta oli sul senini. Ehk siis sinu häbemeluu ja puusanukid on ilusti maas, tuharad, aktiivsed, jalad pikad, et ei ole jalgu lõdvad, vaid kogu aeg pikendavad ka kõhuli harjutustes. Nüüd kerelihased pingutavad siit kõhu poolt selja poole ja selg on aktiivne. Ehk siis selg ei ole lõpp, vaid kerelihased toetavad selga, aga selg sirutab kogu aeg. Käed pikad ja nüüd õlad tahavad vajuda meil tavaliselt siia mati suunas, aga pööra nad taha taskusse, nii et nad tõusevad üles lae poole ja siis tõmbad abalood mööda selga alla ja peopesad kas siis mati poole või siis võtad siit reitest kinni ka. Nii, kõigepealt teed selle ja lõõgastad. Tee sama veel. Ja tõmbad õlad selja sisse. Sa võid pead ka natukene tõsta, aga nüüd jälgi siin seda, et pead tõstes ei lähe lõugete, vaid sa vaatad otse mati peale, et sinu kaela osa oleks hästi pikk. Ma tahan just seda, et kael oleks ilma kortsudeta ja tagasi. Tee sama veel. Pöörad õlad selja sisse, tunned abaluude alumist serva, jalad pikenevad, kerelihased toetavad, tõstad pea matist lahti ja vaade jääb mati peale. Tubli ja tagasi. Nii. Ja nüüd sul on võib-olla tuttav juba lendamise harjutus. Oled samasmoodi häbemeluu puusanukid maas, tõmbad lihased sealt kõhu poolt mati pealt täiesti üles, istmik tööle, jalad pikenevad, õlad pöörad taha taskusse, seljalihased aktiivsed. Nüüd tõstad natuke pead ja hakkagi kätega tõmbama siit abaluude alt ringperest natukene üles ja tuled tagasi. Sama veel, keerad abaluud selja sisse, tõstad natuke pead ja tõmba, kõht toetab ja tagasi. Tubli, teeme korra veel. Ja keerad õlad selja sisse, tõstad pead, aga vaade jääb alla. Ja tubli, väga hea. Nii, pööra ennast külje peale, vaatame, kuidas see lülisamba asend seal külje peal on. Külje peal olles sirutama käsi pea alla. Ehk siis külje peal me tahame olla täpselt samamoodi nagu püsti, kõhuli või selili. Vaatame, kuidas see asi välja näeb. Ehk me ei taha olla küürus, vaadata alla, vaid me tahame vaadata otse ette. Ja tavaliselt me panemegi ennast mati tagumise ääre järgi paika. Ehk siis käsi läheb mati tagumise ääre järgi. Vaade on otse ees, et jalad tulevad mati ette otsa või siis keskele. Et ta ei pea olema väga suure nurga all, aga nii, et natukene jalad on eespool. Aga nüüd märka seda, et sa ei tule diagonaali, vaid sinu lülisammas jääb ikkagi pikuti sinna mati tagumise ääre joondumisse ja siis jalad tõstad ettepoole. Nii. Nüüd, et lülisammas oleks ikkagi külje pealt vaadates siit sirge, siis on meil vaja alumise keha poole lihased tööle panna, ehk me ei ole rannas. Nüüd on vaja pingutada oma kerelihased nii, et sul tuleb see roide korvi osa matist lahti. Ehk mõlemad küljed, me oleme ikkagi liivakella kujulised siit keskelt, eks. Ja kui me nüüd laseme siia lõdvaks ennast, siis üks keha pool on lühem, teine on niimoodi pikem. Aga me tahame, et mõlemad kehapooled on võrdsed. Nii, pinguta nüüd alumisi keha poole lihaseid ka siit tugevalt. Sa võid isegi käe siia panna, kui sa tahad. Ja puus lükka jalale järgi. Alumise jala varbad tõmba hästi enda poolest, et siis sa ei kuku siit kuskile. Alumine käsi peopesaga maha ja teine käsi toeta kas nüüd peopesa maha või pane rusikas. Ja siit sa ka kuskile ei kuku, kui sa hoiad kerelihased ka pikendatud.
ja nüüd toogi see jalg pikaks. Ja mida rohkem vaata, sa lükkad siit puusa eemale, tuleb ka roidekorvi osa üles. Lase siit niimoodi vabaks, proovi, puus tuli ka sinu poole. Ja nüüd lükka eemale ja tõmba roidekorv ka üles ja sama veel. Ja lükka nüüd, liiga palju pole ka vaja lükata. Piisab nii, et ülemine puusanukk on alumisega. Joondu võid vaadata peeglist. Nüüd, kui sa oled selle lükkamise ära teinud, ehk kerelihased on ilusti hoitud, siis sirutadki jala alla ja üles. Ja tõesti, see jalg on sirutuses, mitte lihtsalt hoitud, jube raske on see jalg, vaid pane lihased tööle ja siruta. Ehk siis üheski pilatese harjutuses ei ole niisugust lihast, mis ootaks järgmist harjutust, vaid kõik on töös ka siis, kui tundub, et siin teeb ainult jalgtööd. Ei, ikka kogu keha. Rindkere lahti, abalu alt aktiivne, kerelihased, käsi sirutatud, teine käsi tugev. Nii, siruta jalg, nüüd ikkagi roidekorvi hoiad üleval ja nüüd alumine jalg. Nii, ja jalg alla. Tubli! No nii, nüüd me võtsime lülisõmba asendid erinevates asendites läbi, ehk siis selili, kõhuli, külili ja ma loodan, et sa said natukene abi ja nõu, kuidas siis pilatese treeningut paremini nautida. Nii et kohtumiseni!